tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Head vana aasta lõppu teile. Ja vaatame praegu 12 tähemärgile non-stop analüütilises ladumises, mida on paslik jätta maha vanasse aastasse, milline õppetund on õpitud ja mida ei oleks mõistlik nii-öelda kaasa vedada uude aastasse. Ja vaatame seda non-stop ladumisena kiiresti igale tähemärgile märgusõnadega ja igaüks võtab loomulikult selle, mis talle kuulub. Ja ma alustan täna natuke teisiti, ehk see ongi non-stop ladumine, sutsuke teistmoodi. Ja me võtamegi siit nagu 3 kaarti ja alustame jääradest. Mu head jäärad, võtan teile 3 kaarti, mis on need märgusõnad, mis teie peaksite maha jätma aastasse, mis tänasega möödub. Kalendri aastast käib hetkel jutt. Ja Juuroraakel on teine abimees, kes meile ütleb, mis oleks see, mida jäärad peaksid jätma. Ja 3. on Arcanum Tarot, mis siis kas annab siis selgitust või vastupidi tekitab mingeid lisaküsimusi, millele saame võtta veel mõne lisakaardi. Nii, ja siit me nüüd läheme. Kõigepealt siis vaatame, mis kipper ütleb. Expectation. Vaata, kallis vaataja, kui sa ise oled nüüd juhtumisi veel jäärakene, kallis naisterahvas, kes sa vaatad. Kui sa ei ole naisterahvas, siis oled sa meesterahvas, ei ole vahet. Aga kuna suurem auditoorium on naisterahvaid, siis ilmselge vihje on nüüd see, et kallid jäärad, jätke sellesse aastasse maha tühjad lootused. Just nimelt sõnad tühjad lootused, siin on expectation. Ehk siis, mis on teie märgusõna sellel aastal? Kõige rohkem me saame pettuda iseenda ootustes. Kes te istute ja ootate, kas kallimat akna all, nii nagu siin kaardil näha on, või mingit muud imet? Jätke ootamine. Jätke see nüüd maha. Vaatame, mis Juuroraakel siia juurde ütleb. No jällegi kõnekamat ei saa enam olla. Ta ütleb niimoodi. Kaardid on muide 23, 23, 28. Siin võis juhtuda, et 28 teil isegi tuli taipamine, mida te peaksite maha jätma. See ei räägi ainult suhetest. Siin räägitakse ka seda, et jäta maha asjatu rööprähklemine, surfamine, asjade ajamine võib-olla nendes kontekstides, kus sa ise ei hooma, ei saa päris täpselt aru, kuidas seda ajada. Ja Juuroraakel siis täiendab seda, et otsi endale erapooletu esindaja. Muidu rapsid tühja, jääd kõigest ilma. Igaüks teab ise, mis on see eluvaldkond, kus käib see rööprähklemine, tühja rapsimine ühelt poolt ja lihtsalt ootamine teiselt poolt, ehk siis lõpetage aja raiskamine tühjadele lootustele. Nii, ja siin siis, mida ütleb Arcanum Tarot? Arcanum Tarot ütleb väga ilusasti. Te võite oodata lõpmatuseni, on siiski asju, mida te ei näe. Te võite rapsida pärast seda, kui see ootamise paus on asendunud sellise kaootilise ja kiire tegutsemisega. Ja mida siis kokkuvõttes, mis tulu ei too. Nii et need on siis need asjad, mida teie praegu, mu armsad jäärad, peaksite tähele panema ja mida uude aastasse siis kaasa võtta või mida uuel aastal siis tähele panna. Selline ladumine tuleb juba homme, siis kui on uus aasta. Nii et jään põnevusega teid siia homset ootama.
ja liigun edasi sõnnide juurde. mu head sõnnid, mis on teil need märgusõnad, mis tuleks maha jätta siia sellesse aastasse, mis tänasega ära lõpeb? Juuraoraaklit muide on veel saada, kes tahab seda juuraoraaklit endale soetada. Veel on viimaseid eksemplare, siis on see läbi müüdud, siis enam ei saa. Nii, ja siis Arcanum Taro sõnnidele, mis tuleks maha jätta sellesse aastasse nüüd ja praegu. Nii, kõigepealt siis au ja kuulsus. See on kontekst selline, et kui on mingisugune aspekt, kus te tunnete ennast, kuidas ma siis ütlen, puudutatuna, et ei saa piisavalt tunnustust, piisavalt tähelepanu, piisavalt kõike seda, mis te enda arvates olete oma tegevusega väärinud, siis jätke maha see kuulsuse janu põhimõtteliselt. Kas siis töödes, tegemistes, valdavalt see kaart räägib töödest ja tegemistest, kus teile on siiamaale, teid on peetud väga kvalifitseerituks ja heaks nii-öelda kaaslaseks, spetsialistiks, töötajaks ja nii edasi. Ja teil on mingisugune tunnustus sellega alati kaasnenud ja te võtate seda nagu loomulikku protsessi, aga teile öeldakse, et ärge seadke seda endale ootuseks, vaid võtke seda au, mis teile omistatakse vastu siira tänutundega, täpselt nii palju, kui seda on. Ja jätke võib-olla vanasse aastasse maha tegutsemine millegi välise heakskiidu nimel, ehk siis kuuluvuse tõttu kusagile, mis tähendab siis seda, et kui te tunnete ennast vahest üksikuna, siis te võib-olla lähete seltskonda, kus te tunnete, et teid austatakse, teist peetakse lugu ja nii edasi. Siin öeldakse, et tasuks võib-olla lihtsalt võtta natukene aega iseenda jaoks ja vaadata enda sisse, sest kokkuvõttes tuleb maha jätta ka mingisugune patiseis. Siin käib võitlus, ma tajun sõnnidel millegi nimel, igaühel jälle oma võitlus, kellel töö, kellel pereelu, kellel suhtevõitlus. Igal juhul on see patiseis, kuhu te olete täna jõudnud ja teile öeldakse, jätke see nii-öelda tugevama õiguse otsimine nüüd ära ja parim lahendus antud juhul on kompromiss, sest muidu te kaotate rohkem kui võidate. See vaidlus ja võitlus, et teil on niikuinii õigus ja teil peabki õigus olema, tegelikult kuskile ei vii. Ja näete, 3. kaart on number 3, sauade 3, mis räägibki võimaluste rohkusest ja võimaluste paljususest. Kahtlemata on ka rohkem värve kui must ja valge. Ja katsuge nüüd aru saada seda, et jätkegi maha kõik võitlused, siin on kahurid, siin on selgelt lahinguväli, kus te olete jõudnud patiseisu, jätke maha, et näha võimaluste paljusust. Ja mida kaasa võtta ja kuidas siis, mida teha edasi selles kontekstis, seda vaatame juba homme, siis kui on uus aasta. Niisiis sõnnid, teie märgusõna oli seekord selline. Tere tulemast kaksikud!
vaatame siis, kaksikud, mis teie peaksite vanasse aastasse maha jätma. Mis on see, mis teid enam ei teeni? Juuraoraakel. Ja Arcanum Taro. Nii, vau. Teile öeldakse, et teie võiksite liikuda kas nüüd siis suurest soovist mingisuguse lossi omandamise järele, võib-olla mingisuguse tagasihoidlikuma kinnisvara omandamiseni. Et millegipärast pakutakse kaksikutele siin võimalust või soovitust maha jätta suur loss, suur maja. See ilmselgelt puudutab neid, kes on võib-olla näiteks, kus on peres lapsed suureks kasvanud ja kõik on pesast välja lennanud. Ja paljudel on selline komme, et kui on kena kaunis suur maja, siis seda maja peetakse kui perekonnakantsi, kuhu ikka ja jälle lapsed saavad tulla, aga paljudel juhtudel nad tulevad sinna ainult kas siis jõuluks, uueks aastaks või sünnipäevadeks. Ja siin palutakse teil järele mõelda, et sellises meeletus elukalliduse tempos, mis praegu majanduses toimub, oleks äkki mõistlik teil vahetada elukohta. Et siin kaarte me peame tõlgendama alati laiemalt, kui nad nüüd siin pildil on, et me ei saa öelda, jätke maha oma maja, vaid me saame anda siin soovituse, et vihje on kinnisvarale, vihje on mingisugusele majale laiemas plaanis, võib-olla kui te töötate kusagil riigimajas, kus teil on olnud plaan juba lahkuda, siis see pigem ütleb teile, et jah, te võiksite seda teha küll. Ja mida siis teha, eks ole, tekib paratamatult küsimus ja juuraoraakel sellele vastab. Tegutse välistamise põhimõttel. Koori maha kõik kihid, mis ei sobi välistamise põhimõttel. Ja siis sa jõuad asja tuumani. Et siin on paljudel juhtudel see, et aga kui ma nüüd sellest majast ära kolin, kuhu ma siis lähen? Ma ei tea isegi, kas ma peaksin võtma mingisuguse, ma ei tea, siis osmiku maal või ma peaksin võtma hoopis mõnetoalise korteri kesklinnas või ma peaksin võtma veel seda teist või kolmandat, siis juuraoraakel ütleb niimoodi. Selles situatsioonis, kuhu sa kallis kaksik täna oled sattunud, on mõistlik tegutseda välistamise põhimõttel. Vaata, mida sa kindlasti enam ei taha. Ehk et kuhu sa ühelgi juhul ei läheks, näiteks maale ma küll linnast ei koli, ütleb mõni. Teine ütleb vastupidi. No maalt linna ma ei koli igal juhul, eks ole, igaühele oma. Või et no tööasutust mingil juhul ei vaheta, aga võib-olla tuleks vahetada selles samas asutuses või ettevõttes hoopis ametit. Ja nii edasi, igal ühele jälle oma, eks ole. Midagi, mis on majaga seotud, tuleb maha jätta ja sealt tuleb minema kõndida. Väga selge ja ühene lugu, et midagi, mingisugune paikne koht, kuhu te olete liiga kauaks pidama jäänud, sealt tuleks teil teha eluterve energiavahetus, sest tundub, et teil on juured alla kasvanud selle sõna ülekantud tähenduses ja elu tahab nüüd oma tempot dikteerida. Võib-olla te olete leidnud uue partneri näiteks teisest linnast ja te
Teil on, ka see on variant, mis puudutab suhteid, siit lihtsalt tuli nagu suhteinimene või naine kõnnib minema ja tekkis tunne, et aga kuhu ma lähen või kas ma lähen, et partner on võib-olla teises linnas, sina ise oled teises linnas ja siis sa mõtled, et noh, kes kuhu peaks siis kolima, et sellega seoses on ju veel võib-olla elukutse nii-öelda võimalused seotud. Ehk siis on, kuidas on, aga sina, kes sa kaksikuna vaatad, sinule öeldakse, et ära siis hoia kramplikult kinni sellest mis tahes majast, mis hetkel tahaks juba natukene tuulutust teise vastu. Nii et see oli siis kaksikute lugu. Vaatame siis, mis peavad nüüd maha jätma lõvid. Ei, vähjad. Jah, vähjad. Nii, vähid. Vaatame, mis teie peate. Võite loomulikult, midagi ei pea, aga kõike võib. Et mida teie võiksite vanasse aastasse maha jätta? Opa, vaat see on küll huvitav lugu. Kaardi keerasin kohe automaatselt teistpidi ja tuli välja armukesed või armastajad. Et see on küll huvitav soovitus, aga ma kujutan ette, et see võib olla vägagi asjakohane inimestele, kes on jäänud kinni kuskile suhtesse. Kes on jäänud kinni suhtesse, mis ei edene. Ei idane, ei edene. Ja kui sina, kallis vähk, kes sa kergekäeliselt ju partnereid ei vaheta ja oled äkki sündinudki, näed, 15. juulil suisa või oled sa kuskil mujal vähitähtkujus, ükskõik siis mis kuupäeval, aga see 15 võiks olla sinu jaoks mingi number, siis sinule, hea vähk, on sõnum siin niisugune, et no üsna ühene, siin on väga keeruline ka ausalt öeldes midagi muud tõlgendada. Ja kui siin on vähkidest auditooriumit, kes siis kahtlevad ja tunnevad ammuilma juba, et see suhe, kus te täna olete, on ennast ammendanud, aga te ikka lapite ja üritate seda klappima panna. No siis tegelikult öeldakse nii, et teate, mis on ennast ära elanud ja vaat sel aastal nüüd võtke see süda rindu, ehk siis täna on viimane päev see otsus enda jaoks vastu võtta ja vaatame siis, mis Juura oraakel lisab. Juura oraakel lisab, vaadake palun, 15 ja jälle 15. Ära usu kõike, mida räägitakse. Ja kontrolli, kas süüdistusel on alust ja tegutse vastavalt. Et küsimus on selles, et kuna Juura oraakel tegeleb praktiliste ennustustega ja ma olen öelnud, et Juura oraaklit tuleb alati tõlgendada laiemalt, kui me vaatame praegu, siin on ta nagu suhte kontekstis, siis siin on see, et põhilause, mida tuleb meelde jätta. Ära usu, kallis vähk, kõike, mida räägitakse. Ära usu kõiki neid lubadusi, mida on antud. Kontrolli, kas neid on täidetud ja kui neid on krooniliselt ja pidevalt mitte täidetud. Ehk te olete iga kord jälle sama lõhkise küna ees, nagu te olete olnud korduvalt ja korduvalt. Siis nüüd 31. detsember oleks mõistlik võtta vastu otsus, et aitab küll. Ja siin ei ole ka mitte midagi muud, kui ma näen isegi natukene on tegemist armukadedusega. Ja siin võib olla mingi 30% inimestest, kes vaatab praegu, kus võib-olla partner on haiglaselt armukade või olete te ise olukorras, kus te olete põhjusega armukade, sest võib-olla teid petetakse. Moel või teisel, üks või teine variant, igal juhul soovitus on mitte seal enam olla. Kas te seda teete või ei tee,
see on loomulikult teie enda asi. Ja konstellatsioonide töötoas oli just suhtetöötuba, kus saime küll natukene parandada võib-olla seda olukorda ja saime suhetele uut lootust anda, ka seda võib juhtuda. Aga kui teil on olukord nii kaugel, et te tunnete, et asi on suhteliselt lootusetu, siis põhimõtteliselt võite teha uue otsuse ja edasi liikuda. Nii oli siis vähkide lugu, aga mida uude aastasse kaasa võtta, seda me saame juba homme vaadata. Praegu me räägime sellest, millest võiks loobuda. Nii, mu head lõvid, nüüd on teie kord. Milline on siis teie Achilleuse kand või kõige olulisem aspekt võib-olla, mida tasuks lugeda enda jaoks ammendunuks, ehk siis selleks aspektiks, mis teid enam ei teeni, mis võiks jätta maha sinna sellesse aastasse, mis veel täna kestab. Ja mis siis edasi saab või mis siis uues aastas, millele tähelepanu pöörata, seda vaatame juba homme. Nii, mis siis head lõvid võiksid maha jätta vanasse aastasse? Saate nüüd aru, teist korda tuleb välja asjatute lootuste kaart või siis see ootamiste ja lootuste kruvimise kaart. Ja siin on 28, siin võivad olla väga mitmedki inimesed, kellel on 28 juuli näiteks sünnipäev. Aga ei pea olema muidugi, võib olla ka midagi muud. Et võib olla ka 8. august, võib olla 2. august, mida iganes, 10. august. Igal juhul, kes te tunnete ennast ära, et te olete ootepositsioonil juba pikemat aega, ootate midagi, minu pärast kas või palgakõrgendust, vahet ju ei ole. Midagi, kus te tunnete, et te nagu olete väsinud ootamast, siis siin on endale aeg öelda, et okei, that's it, tehtud. Ja vaadake, mis toimub. Ma ei mäleta, kerigi seda videot tagasi, aga täpselt sama. Otsi endale erapooletu esindaja, muidu rapsid tühja. Siin ongi, et ootan, kukun rapsima, aga rapsin tühja. Ootan, rapsin. Vaat selline dünaamika on siin. See on uskumatu, kuidas nagu te näete, kui palju on kaarte ja tulevad samad kaardid välja järjest. Ja näete, mis siin on või? Täpselt nii ongi. Ootan, rapsin. Jätke see kiikumine selles dünaamikas. Ootan, rapsin. Jätke see dünaamika maha. Sest te olete kogu aeg nagu, kuidas ma siis ütlen, ühes ja samas rattas. Ja taaskord, see on kõikidele vaatajatele oma aspekt. Kellel on suhe, kus ta ootab siis oma kallima või partneri järele, kes tuleks äkki, kes lubab kogu aeg, et ta tuleb oma naise juurest ära ja jätab ta maha. Uskuge mind. Kui ta ei ole siiamaale seda teinud, siis ta ei tee seda ka edaspidi. Või siis ootate te kogu aeg ametikõrgendust ja kukute siis selle nimel hullult rapsima, rapsite, teete hullult tööd. Ja siis ikka tühjad pihud põhimõtteliselt. Ei saa te seda soovitud, ei palka, ei ametikõrgendust, võib-olla ei sellist tulubaasi, nagu te tahate. Ehk siis lõpetage tühja rapsimine ja asjatute lootuste peal elamine ära ja siis kaob see nii-öelda dünaamika ka ära, et up and down. Ja jällegi igaüks vaatab, armas lõvi, enda pealt, milline situatsioon see on, aga see on see, mis tuleks maha jätta aastasse, mis nüüd kohe täna lõpeb ja mis siis ta kaasa tuleb võtta sinna uude. Seda vaatame juba homme. Nii, lõvide järgi tulevad meil neitsid. Head neitsid, vaatame, mis on see soovitus, mida teie peaksite täna maha jätma vanasse aastasse.
nii. Ja nüüd vaatame, mida sellele lisab siis juuraoraakel. Ja mida sellele lisab Arcanum Tarot. Nii. Teil on siis, mu head neitsid, tohutu korralagedus või segadus peas, kodus, ümbritsevas keskkonnas, mingisuguses juriidilises asjaajamises. Kellel on konkreetselt juriidiline asjaajamine, siis ütleb juuraoraakel, et su esindaja või nõuandja ei anna sulle head nõu, võta endale uus esindaja. Näiteks, kui tegemist on juriidiliste probleemide lahendamisega, siis see segadus tuleb ära lõpetada. See kirjade kirjutamine, lõputu kirjutamine, mis tahes on need armastuskirjad, on need tööalane kirjavahetus, näiteks kohtus võidakse lõpmatuseni. Kui on tegemist tõesti mingi juriidilise probleemiga, siis võib lõpmatuseni kahe poole vahel vahetada siis nii-öelda arvamusi. Mul on õigus, sul on õigus, mul on õigus, sul on õigus. Üks vastab ära, kohus annab teisele vastamistähtaja, teine vastab jälle, leiab mingisuguse uue nüansi ja tegelikult ei tule mitte selgus, vaid tegelikult läheb segadus aina suuremaks. Ja teie puhul on nüüd selline lugu, et ükskõik mis eluvaldkonnas teil selline segadus praegu valitseb, mida te olete üritanud diplomaatiliselt ja nii-öelda kirja teel ära lahendada, et saada mingisugust oma tahtmist, siis see võib olla ka armusuhe, kus teil valitseb segadus, patiseis, minu pärast kolmnurksuhe, mis iganes. Kahe naise vahel näiteks seismine, see on ka segadus. Ja siis kirjutamine partnerile, messengeris, chatis, vaidlemine, no mis iganes, igaüks vaatab jällegi oma positsioonilt, eks ole. No head neitsid, olge nüüd tublid ja lõpetage see segadus ära. Ma saan aru, et teil igasugune otsuse vastuvõtmine võtab kaua aega, te olete väga kannatlikud, aga nüüd öeldakse küll, et see hetk on kätte jõudnud, kus see otsus tuleb ära teha. Nii, sedasi on siis neitsidega. Mu kallid kaalud, vaatame, mis soovitus on siis kaaludele, mis tuleb maha jätta vanasse aastasse, mis kohe praegu ära lõpeb. Nii. Mis tuleb ära jätta vanasse aastasse kaaludel? Ja mis kaasa võtta, seda vaatame juba homme. Nii, kallid kaalud, siin ilmselgelt kaalud jagunevad jällegi persoonideks, kellel on erinevad probleemid. Kuupäevad või numbrid, mis teid peaksid kõnetama, on 2, 7, 8. Ja siin öeldakse nüüd sellist asja, et kuna siin tuli konkreetselt kohtumaja välja, siis kallidel kaaludel, kes praegu kaaluvad oma asju, väga paljudel 50% vaatajaskonnast on mingisugune probleem, kus on valida kohtutee ja kohtuvälise lahenduse vahel, kui sa tahad õiglust jalule seada. Aga sealjuures ei maksaks unustada, et kompromiss on väga alati parim lahendus. Aga siin juures on hoiatus kaaludele. Siin on mingisugune isik teie ümber, kes ajab teid nagu segadusse. Et ühelt poolt te nagu ootate, et keegi teid aitaks, aga te peaksite olema ettevaatlik nende inimeste
valimisel, kellelt te abi ootate. Olgu see siis kohtulik või kohtuväline lahendus, olgu see siis suhte nõu andmine, olgu see siis terapeudi valimine, ma ei tea, sõbra valimine, kellelt te näiteks küsite nõu. Te peaksite praegu võtma nüüd vastu selle otsuse iseenda südant kuulates. Teid on praegu ilmselgelt segadusse aetud. Ma saan aru, et teie sees valitseb mingisugune segadus ja kaaludele omaselt te hakkate laperdama, et aga võib-olla temal on õigus, võib-olla ma pean hoopis minemagi kohtusse. Ühesõnaga, teie puhul on nüüd selline asi, et lõpetage see ootamine, teistelt nõu küsimine, igasuguste õhulosside ehitamine, jätke see nüüd maha, istuge, mediteerige, vaadake ilusasti enda sisse, sest te olete piisavalt intellektuaalselt taibukad, et ära tunda enda sisse vaadates, mis on see õige lahendus. Ja vot kõik see rööprähklemine, ootamine ja teiste abi palumine teie puhul võiks praegu jääda nüüd sellesse vanasse aastasse ja homsest, kui algab uus aasta, te seate endale konkreetsed, üheselt võetavad sihid tulenevalt sellest, mis teie sisetunne teile endale ütleb. Selline konkreetne juhis kaaludele. Nii, aga vaatame siis skorpionid kullakesed, mida teie siis võiksite jätta täna sellesse aastasse, mis nüüd ära lõpeb. Ja mis siis homme kaasa võtta, seda vaatame juba homme, aga täna vaatame seda, mis teil siis nagu tuleks maha jätta sellesse aastasse, kus te praegu viibite. Tuligi teist korda. Kuulge, vaadake, kui palju on võltsnõuandjaid tegelikult. Praegu on täpselt selline dünaamika tuleb siit välja. No skorpionid kaalud vähestikku, siin võib olla isegi sellised kaalud, kes on ka skorpionite kaalude piiril muideks, et samasugused kaardid nagu välja tulevad, on ju. Et see on nagu huvitav. Nii, ja vaatame skorpionitele veel siis ka kolmanda kaardi. See on see, mis tuleks maha jätta. Ahaa. Nii, siin on nüüd sama lugu, et maha tulebki jätta nende valede inimeste nõuannete kuulamised. No kui kaalud on intuitiivsed ja intellektuaalsed, siis skorpionitest pole mõtet üldse rääkida, nad on siin väga paljud selgeltnägijad ja muidu targad inimesed. Aga teil on see, et te peate lõpetama ära selle, kuidas ma siis ütlen, te tahate nagu kõike endale alles jätta, mitte millestki loobudes saavutada ikkagi mingisuguse uue tulemuse. Vot teie puhul on nüüd jällegi nagu niimoodi, et teil on ilmselt mitmeid valikuid, te ei taha millestki loobuda, aga te tahate midagi uut. Jällegi, see võib olla, sest vaatajaid on ju tuhandeid, et see võib olla suhe, millest ei taha loobuda, aga siin öeldakse, et see ei ole teie jaoks õige inimene. Aga te hoiate teda ikka nagu neid münte siin rinna najal. Siin võib olla töökoht, millest ei taha loobuda, mis on teie jaoks täiesti, või on see pakkumine, pakutakse töökohta, või on mingi äri, mida te arvate, et te tahaksite teha, aga te ei tea täpselt, mida teha. Ja seal on ka sellised lõksud, peate olema väga ettevaatlik. Ehk siis sama lugu, suhtuge ettevaatusega või loobuge nendest nõuandjatest, kelle puhul te olete juba kordi ja kordi saanud aru, et nad tegelikult teile ikkagi
nõu ei anna ja pigem nad on sellised tühjad ja nendest ei ole väga kasu olnud, siis jätke need maha vanasse aastasse ja tegutsege välistamise põhimõttel. Koorige maha kõik kihid, mis ei sobi ja siis te jõuate asja tuumani, mu head skorpionid. Nii lihtne see ongi. Nii et skorpionitega saime siis niimoodi ja mis siis jälle teha ja kaasa võtta uude aastasse, see siis selgub homme. Nii, mu head hamburid, mida teie võiksite maha jätta sellesse aastasse, mis nüüd kohe-kohe ära lõpeb? Ohoo, siit tuleb kohe väga huvitav dünaamika läbi. Mul tuleb läbi see, et mõnigi sõjaväelane peaks erru minema. Siin tuleb väga palju selliseid asju, kus on võib-olla kellelgi koondamisi, teated riigiametist näiteks, pakun varianti. Ja või peaks ise ära minema siit riigiametist, aga te nagu kahtlete ja üritate nagu ikkagi mingil määral äkki ikkagi nagu säilitada seda positsiooni, ametlikku positsiooni, mis teil on. Tundub, et hamburitel on mingisuguse teenistuse või tööalase aspektiga seotud lugu. Et ühesõnaga põhimõtteliselt mingisugune ametlik või asi või ametiisik või töökoht, kus te tegelikult olete juba läinud nugade peale põhimõtteliselt. Teil endal on juba südamevalu. Juuraraakel ütleb, et kõik läheb libedalt juhul, kui sa oma nurgad maha lihvid, sa oled liiga jäik. Et siin tundub, et on tegemist positsiooniga, kellel võim, sellel õigus. Ise vaadake, kes te siin olete. Kui te olete siin see, kes on alluvas positsioonis, siis siin öeldakse, et kõik läheb hästi juhul, kui sa oma nurgad maha lihvid ja nii-öelda lased kõrvad lonti ja kuulad, mida sulle öeldakse, siis põhimõtteliselt läheb kõik libedalt, on ju. Aga te olete piisavalt haiget saanud tegelikult siin 2-3 ka, mis ütleb see muutuste number, on ju. Et kuigi see tundub väga stabiilne, ametlik ja nii edasi, siis põhimõtteliselt ikkagi soovitus on see, et kui siin on võimalik valida näiteks omal soovil lahkumise või koondamisteate vahel, no siis kahtlemata soovitus on, et tõstke käpad püsti ja öelge, et okei, ma olen nõus ära minema. Siin võib olla juhuseid, kus jällegi on tegemist suhtega, kus te nagu peaksite suhte nimel võib-olla kolima teise linna, seega loobuma oma eelmisest töökohast, selline vangerdus ka võib olla. Ja see tähendab siis seda, et te nagu tunnete, et te nagu ei taha sellest ametlikust töökohast või seni kaua nii-öelda sisse töötatud töökohast loobuda. Aga siin nagu öeldakse pigem, et kui teil on see kaalukauss, et kas suhe või töö, siis ühesõnaga minna ikkagi abikaasa, elukaaslase, suhtepartneri juurde ja leida sealt mingisugune uus töö, sest see on ennast nii ehk naa juba ammendanud. Et võt sellised ametlikud vahetused tuleks praegu nagu teha, et sellised tõsised ja ma ütleksin, et pikaajaliselt nagu muutumatuna seisnud, siis natukene nagu kivistunud suhted, kus te tegelikult ise ka ei ole enam rahul. Nüüd võtke süda rindu ja öelge, muudan ära kõik sellel aastal, teen selle otsuse ja järgmine aasta vaatame juba, mis siis oleks põnev täitsa homme vaadata, et mida siis teile, mu head hamburid, soovitatakse uude aastasse siis kaasa võtta. Nii, nüüd siis on meil kaljukits. Kaljukitsed tulevad hamburite järgi. Vaatame, mis siis kaljukitsedel see soovitus on. Mida siis teie võiksite täna maha jätta sellesse aastasse, mis nüüd ära läheb? Ohoh. Nii. Mingi
mingisuguse olulise naise, enda jaoks olulise naise. Selline tunne, et tahaks öelda, et kui on jälle suhtega tegemist, et kellel on siis mingi partner, naisterahvas, ükskõik, siis kui on teistpidi, et see nii, mis see siis nüüd kukkus maha. Nii, järelikult ta tahtis tulla. Nüüd on siin selline lugu, et kallid kaljukitsed, teie puhul on nüüd selline lugu, et teil palutakse nüüd jätta maha või loobuda või lahkuda või mingisugusest naispersoonist. Eks te ise nüüd teate, paljudel juhtudel, kuna siin tuleb kõrvale, tuleb selline jutt juuroraaglilt, et mõtle järele, kas odavam ja kasulikum oleks ehk rahast loobuda ja valida hingerahu. No siis paljudel juhtudel kahtlemata on siin kaljukitsedel võib-olla mingi vara jagamise teema, on see mingi lahutuse teema, mis on seotud vara jagamisega, või on see siis lihtsalt partnerluse vahetus, kus ütleme siis naise või partneri mahajätmisega kaasneb siis ka mingisugustest hüvedest ja harjunud hüvedest loobumine. Siin te peate nüüd kaaluma, teie puhul öeldakse, et kui te nüüd emmast kummast ei loobu, kas siis nüüd sellest naisest või sellest rahast, mis käivad nagu ütleme siis hoburakend, eks ole, paari kaupa, siis põhimõtteliselt te jäätegi sellesse rattasse pidama ja mitte midagi teie elus ei muutu. Ehk teie nii-öelda Archilluse kand on praegu selles kohas, kus te väärtustate, kas siis liigselt hindate üle selle rahapotentsiaali oma elus, millest te võiksite hingerahu nimel loobuda. Või siis vastupidi, mingi persooni tähtsust hindate te üle, et kuidas ma ikka lahutan ja paljudel juhtudel ma kuulen kogu aeg seda, et nii kaua on abielus oldud, et tegelikult abielu on ennast ammendanud, tahaks tegelikult edasi liikuda, aga nii harjunud kõik, majapidamine on ühiselt soetatud, kõik elutöökeel töötab nagu kellavärk, selles mõttes, et kõik on sisse seatud, eks ole, peensusteni. Ja kui ma nüüd sellest kõigest loobun või hakkan seda vara jagama, siis selge on see, et samas kvaliteedis me eraldi minnes enam jätkata ei saa. Ja nüüd see otsus tegelikult on ammu vindunud, nagu ma siin näen, sest te olete kogu aeg samas rattas. 2, 9, 10 on siis märgusõnad siin kaljukitsedele. Et kui te tahate selles rattas jätkata, siis ärge loobuge millestki. Aga kui te nüüd ikkagi tunnete, et see hakkab juba natukene frustreerima teid ja teil see loobumine on nii ehk naa, juba kuklas, ainult ei tea siis, kas seda teha või mitte, siis igal juhul öeldakse, et jah, see tuleks nüüd ära teha. Aga kummast loobuda, rahast või partnerist, seda siis peate ise teadma. See võib ka tööalaste suhete kohta käia täpselt samamoodi. See võib olla ka tööpartner ja tööpartnerlus ja nii edasi. Nii et jällegi see, mis praegu kanda pigistab kaljukitsed, see tuleb ära lahendada nüüd selle aasta sees. Nii, kaljukitsedele järgnevad veevalajad. Head veevalajad, vaatame, mis siis teil sel aastal on, millest loobuma peaks. Või võiks, rõhutan, mitte midagi ei pea. Kui te tunnete, et te tahate jätkata sama viisi, siis jätkake. Sa nuga, vabandust, aga siin on nüüd jälle, me ei saa öelda, kuidagi ei saa asja ilustada. Kui teil ei ole seda mu head veevalajad, seda probleemi, et teie abielu on ennast ammendanud, siis te loomulikult ei pea oma abielust loobuma. Me ikka räägime siin ladumistes ainult nendest aspektidest,
mis on ennast ammendanud. Et see on soovituslik, see on neile, kes tunnevad, et neid see kõnetab. Veel kord, kui te tunnete, et teie abielu on laitmatus joones, siis ärge jumala pärast hakake abielu lahutama sellepärast, et kuskil kaardiladumistes öeldi, et kuulge, lahutage abielu ära. No ma tõesti igaks juhuks räägin selle jutu juurde, sest vahest ma olen küll väga harva, aga mõnes kommentaaris kuulnud, et ei, no minul küll nii ei ole. Vaadake, kui sinul nii ei ole, siis see ei käigi sinu kohta, kallis kuulaja. Nii et ma pean seda oluliseks juurde öelda, et see soovitus käib praegu nende inimeste kohta, kes on olnud pikalt abielus, aga kes tunnevad, et see abielu on ennast ammendanud, aga nad ei söanda, ei julge seda otsust vastu võtta. Ja vaadake, mis tähenduslik lugu. Täna on 31. Ja siin öeldakse, tühi töö ja vaimu närimine, jäta kõik sinna paika. Võta seda kui õppetundi, sest seda redelit pidi sina kallis veevalaja üles ei roni. Ja mis siin on? Homme on 1. Homsest alates võid sa teha kõike uut viisi, kui sa täna otsustad selle ära lõpetada. Sul on kõik tööriistad, et jätkata õnneliku eluga. Nii et siin juurde öelda eriti mitte midagi ei ole. Siin on ainult öelda seda, et see ei pea käima ainult abielude kohta, vaid see võib käia kõikvõimalike suhete kohta, mis on ennast ammendanud. Sealjuures, kuigi siin on otseselt marriage, aga kui me räägime seda, et me räägime tuhandete inimeste kontekste ja räägime seda, et küll 90% on tegemist suhtega, siis 10% võib olla inimesi, kus ei ole tegemist armusuhtega, kooselusuhtega, abielusuhtega, vaid on tegemist töösuhtega, mis on ennast ammendanud. Ka sellisel juhul, kui te ikka tunnete, et seda redelit pidid enam üles ei roni, et see kukub kohe kokku või on juba kokku kukkunud, no siis viimane aeg on sellele nii-öelda head teed soovida ja homsest siis uutele jahimaadele või siis homsest siis uued suunad. Aga homme me juba vaatame, mis siis uues aastas nagu teha. Nii, veevalajate järgi tulevadki meil siis kalad. No nii, mu kallid kalad. Mis siis teil on mõistlik maha jätta vanasse aastasse? Sellesse aastasse, mis kohe-kohe lõpeb. Paljude puhul võib tähendada 19 olla mingisuguse tähelepanu märgilise tähendusega lugu. Ja siin on jällegi 2 tõlgendust. Üks tõlgendus, kallid kalad, on see, et päris selge on see, et siin ei ole puhtalt tegemist mingisuguse, kuigi siin tegemist on kirstuga, ei tähenda see seda, et te olete või olete pidanud matma kalli inimese, aga see võib seda tähendada ja ma alustangi nendest, et kes on nüüd pidanud matma või lahkunud kallist inimesest sellel aastal, siis teile öeldakse, et ärge hoidke teda oma nii-öelda valulikult kinni, vaid olge hea ja laske palun sellel hingel minna sinna, kus tal on turvaline, hea ja rahulik. Mida rohkem teie siin teda taga nutate, seda raskem on temal üleminek teispoolsusesse ja seda keerulisem on tal olla seal. Ja see nutmine, see töötab ainult alguses. See on vaja tõesti läbi elada.
päris kindlasti on vaja leinaperiood läbi elada, selles ei olegi kahtlust. aga ärge tehke üleliia klammerduvalt seda, vaid laske see loomulikku rada pidi minna. ja teine seltskond, kellel on siis vaja jätta, see kaart annab meile ja see kaart annab meile skeemi, et siin on mingisugune pakkumine teil raha mõttes, töö mõttes, teenistuse mõttes, kus tegelikult, kas te juba olete investeerinud või teile pakutakse mingit väga head tulu teenimisvõimalust, väga paljudel juhtudel ka interneti kaudu, küll tööotsi pakutakse, küll investeerige siia, investeerige sinna ja te saate nagu head tulu. Siin öeldakse teile, et mis iganes teil praegu mõttes mõlgub, see on ette hukule ja surmale määratud üritus, kasu saavad ainult alguses, ainult esimesed. Olge ettevaatlikud, ärge arvake, et te saate siit mingit head tulu, vaid pigem hoidke oma raha oma ihu ligi ja ärge kuskile praegu seda jagage. Ei interneti, ei muude investeeringutega. Nüüd hetkel, kui te sellel aastal seda juba teha jõudnud ei ole, siis oodake, mis järgmine aasta soovitus on. Ja ärge nüüd täna küll mingeid nuppe enam vajutage. Pigem, kui on midagi juba juhtunud, siis võtke seda kui kooliraha. Kui on võimalik veel midagi tagasi pöörata, siis pöörake tagasi. Aga mingisuguseid selliseid finantstehinguid teha enam mõtet ei ole. Vaat selline sai siis täna nüüd 12 tähtkuju ladumine ja see on siis see, mida te head teekaaslased võiksite siis maha jätta. See oleks võib-olla see, millega ei peaks enam tuleval aastal oma nii-öelda dilemmasid endale tekitama. Ja mina soovin teile hästi toredat ja mõnusat vana aasta ärasaatmist, verivorstikesi, seapraekesi, toredat seltskonda, häid sööke ja jooke. Ja juba homme vaatame 12 tähtkujule, mida siis uude aastasse oleks kõige olulisem kaasa võtta või millega alustada uuel kalendriaastal. Ja ilusat, kaunist vana aasta ärasaatmist ja järgmise kohtumiseni.